Tere hommikust Tartust. Täna on siis see päev täis sõitu. Pean tunnistama, et väga raske on praegu üles saada. Kell on 3:30 hommikul. Aga midagi pole teha. Ärkad vara, jõuad kaugele. ...200 kilomeetrit tuldud, 1800 veel minna. Valik, mis mul kohe pärast ärkamist langetada tuli, oli raske. Kas sõita 2000 kilomeetrit raketirahe alla või minna tagasi sooja sängi magama? Paraku segas selle mõttepusle laiali seesamune Volvo, millest kästi mul vaikida, peale istuda ja riiki edasi teenida. Stardikellaks oli antud 5 hommikul ja me isegi suutsime seda teha pisut varemgi, mis tähendas, et algus oli suurepärane. Pärast mõnetunnist sõitu ehk pisut enne 9 hommikul toimus esimene peatus Riias. Nii, esimene peatus Läti Riia külje all asuvas Circle K's, mingisugune kohv, vesi ja tagasi teele. Sõidetud on umbes 3 tundi ja esimus hakkab tulema. Aga mis selgus oli see, et niipea ei saanud me kuhugi minema. Põhimõtteliselt sõnusin ära, just siis kui hakkasime minema sõitma, siis tuli teade, et auto ei käivitu enam. Üks saunadest siis Mersu. Siin me nüüd oleme, loodame imele ja loodame, et see rännak ei lõppe praegu siin Riia lähistel. Oleme siin pool tundi üritanud väikest sauna siis käima panna, süde ei lähe tööle ja siis leidsime Tšehhi mehe, kes toob meile kogu aeg võtmeid ka juurde, kuna siin tanklas ei müüda neid. Aga vahepeal tuli juba sükest tunnet, et läheb käima. Loodame, et saab. Kuid ega meie vabatahtlikud mingid siidinäpud siis ei olnud ning eks minugi elaval kaasaelamisel saime mõne tunni möödudes siiski masina üles putitatud ning krokodillipisarad alla neelatud kaotatud aja pärast taas teele asutud. Lõviosa esimesest päevast sõitsin sellise Volkswagen Transporteriga, mida juhtis Peipsiääre valla abivallavanemast vabatahtlik Peeter Kiuru. Pikad tunnid roolis, sellest tulenev väsimus ning rännakut saatvad ootamatused jälitavad Ukrainat abistavaid vabatahtlikke iga päev. Uurisin Peetrilt, mis siis ikkagi paneb üht meest sellist katsumuste rohket rännakut ette võtma. See peamine põhjus on ikkagi see, et see sõda ei tuleks siia meile. Et see sõda seal ära võidetakse. See on üks põhiline. Ja muidugi ka see, et seal Vene Föderatsioon teeb, et see ei ole õige ühestki otsast. Ebaõiglusele tuleb vastu hakata lihtsalt. Eestis saadakse mõistagi vägagi hästi aru, miks Ukraina abistamine Venemaa algatatud sõjas on hädavajalik. 2014. aastal alanud sõja alguspäevil, mil praeguseks Saksamaal Tactical Foodbacki kuivtoidupakkide tootmist juhtiv Sverre Puustusmaa veel ise rindel erioperatsioonide grupi meedikuna tegutses, ei peetud sõdurite toidu kvaliteedist eriti lugu ja seda ka Eestis. Sverre sõnab, et mõte erinevates Euroopagi armeedes praeguseks vägagi hinnatud toidupakke tootma hakata sündiski tal toona Ukrainas. Me käisime neid seal treenimas ja teatud olukorras siis ühesõnaga sattusin sellisesse punkti, kus ma sain aru, et meil on küll kõik muu varustus on väga super. Aga nagu aga toit on jama ja kuna mul jäi sinna nüüd nii-öelda endiselt väga palju sõpru, kellega ma aktiivselt suhtlen, siis Ukraina abistamine on kind of nagu common sense minu jaoks. Sverre on Ukrainasse saatnud kokku üle 100 000 toidupaki. Tasub ka öelda, et mees ei kõhelnud hetkegi, kui uurisin, kas ta sooviks ka ehk koos minu saunatretiga kasutada võimalust väike lisalast kaasa panna. Ning juba mõni päev hiljem saabuski Saksamaalt umbes 4000 toidupakki, mis praeguseks ilmselt leidnud juba koha paljude sõdurite kõhus. Sverre sõnab, et ukrainlaste poolne tagasiside on teinud talle selgemaks, et tema ettevõtmine on sõdurite jaoks kulla hinnaga. Ma mäletan 2022, kui see alguses kõik oli nii värske, kui ka kaitseminn küsis, kes saab aidata, siis oligi 24 veebruar see algas, 26 veebruar saatsime me esimesed, ma ei mäleta enam, kas oli 3 või 4 alust. Igatahes kaitseminna organiseeris ilusti auto, me andsime kauba ja sealt sai nagu intensiivsem osa alguse. Aga tagasi rännaku juurde. Esimene päev kujunes 4 riiki läbivaks ja umbes 1100 kilomeetriseks ettevõtmiseks.
Läbisime Läti, Leedu, Suwalki koridori kaudu jõudsime Poola ning ööbisime Ukraina piirist mitte väga kaugel asuvas Lublinas. Naljakal kombel oli esimene pikem planeerimata paus jaatanud meeskonna nõnda harali, et selleks ajaks, kui viimased said Riiast liikuma, olid esimesed jõudnud juba vähemalt Leetu. Moodustasime masinatega justkui Balti keti ja eks see eesmärk oli ka ju enam-vähem sama. Mis minusse puutub, siis olles käinud Ukrainas, nüüd on siis 5. kord, siis kuidagi nagu naljakas on öelda, et iga kord see vahend, millega ma Ukrainasse liigun, muutub järjest väiksemaks. Esimene kord oli lennuk, teine kord oli rong, siis oli buss, siis oli marsabuss ja nüüd on siis siuke pick-up. Selle analoogia järgi võiks öelda, et järgmine kord on siis kas mootorratas või täitsa jala, aga loodan, et see nii ei ole. Aga kuidas sinuga, Peeter, on mitmes kord sul Ukrainas on ja mis see on, mis sind endiselt paneb sinna tagasi tahtma minna? Minul on ka 5. kord see, aga mis mind tagasi paneb, et ikkagi see tahtmine aidata ja see on siukene, ütleme, see on väga ääretult hea tunne, kui sa annad üksusele üle see tänu, mis nad nagu ütlevad, et tavalised Eesti inimesed koguvad armeele raha, aidata armeed. See näitab neile, et nad ei ole selles ütleme otse välja, selles jamas üksi. Ma kahjuks ei näe sellist, Euroopa, eriti Eesti jaoks kõige hullem lahendus, mis nüüd on mingi peale sunnitud rahu. Et seda on öelnud nii Herem kui Terras ja et ühesõnaga ma loodan, et seda ei tule. Ukraina võit on ainus nagu variant. Isegi kui see tuleb, siis värsked haavad on ju meeles, nad peavad endiselt ennast tugevdama, olema uuesti valmis. Me mäletame, mis oli Tšetšeenia sõjas, kus venelased korraks tõmbasid tagasi ja see oli 2 aasta pärast läksid uuesti. Et selles mõttes, et ega ajalooliselt see kuhugi ei kao. 14 tundi pärast starti olid selja taga vaid esimesed 600 kilomeetrit. Ja kuigi mul polnud kehas enam ühtki lihast, mis poleks olnud kange, oli meil aega vaid lühikeseks pausiks, et siiski jõuda veel 500 kilomeetrit eemal asuvasse Lublinisse ööbimispaika. Jõudsime kohale vist, jõudsime Poola piiri äärde. Täna on sõidetud 800 kilomeetrit. Oleme sõitnud üle 14 tunni. Sõit on veninud natuke pikemaks, kui oleks võib-olla lootnud, aga pool on ees veel. Ja eks tänane päev ole toonud sisse ka mõned viperused, mida võib-olla algselt ei oleks planeerinud, aga see käib reisi ja rännaku juurde. Aga ausalt öeldes tahaks öelda, et siuke tunne nagu kannikad tahaksid küljest ära kukkuda. Liina tegi pirukaid kaasa. Ka Liina pirukad. Väike pirukapaus peetud, saime uue üllatuse osaliseks. Nimelt tuleb iga rekkajuhi peavaluriigis Poolas tasuda spetsiaalne teemaks. Selleks, nagu paljude teiste asjade tarbeks Poolas ikka, tuleks osata poola keelt, et juhistest aru saada, sest ega nad siis näiteks inglise keeles midagi seleta. Uurisin siis sõber tehisintellektilt ja mis selgus, reeglid on niivõrd jaburad, et minesta või ära. Näiteks ähvardab niigi katkendliku leviga Poolas trahv 350 € iga korra puhul, kui telefoni ostetud elektrooniline GPS jälgimine peaks kas või korraks kaduma. 350 €. Ehk teisisõnu, juba ainuüksi seda süsteemi alla laadides oleksin saanud 700 € trahvi. Seega polnud meil väga muud valikut, kui poolakad ilma meie abirahadeta jätta paremat süsteemi välja nuputama ja riskides edasi sõita. Järgnev sõit tuli juba aurude pealt, sest 1000 kilomeetrit olid võtnud oma. Õnneks, kuna oli hingedepäev, olid vaated lummavad ja seda igas läbitavas riigis. Ja kui me lõpuks hotelli jõudsime, mõtlesime, et vähemalt homme samal ajal oleme juba sihtkohas Kiievis. Me poleks saanud rohkem eksida.